No tervist, olen Iljar Kohv-Pinnevalt ja täna on reede, 4. märts aastal 2022 ja tahtsin öelda seda, väikest reklaami teha, et Iljar Kohvi on võimalik näha teil TV3 ekraanil naistepäeval 8. märtsil kell 8 õhtul saates Sotid selgeks. Ja kellega need sotid selgeks teha? Arvake ära, see on see kurikuulus Raadio Elmar, ühesõnaga see, kes Iljar Kohvi tervitusi ei ole juba 8. aastat eetrisse lasknud, et saada siis neile nii ilusad tervitused kui tahes, teevad e-kaarti lahti ja jätavad lugemata. Aga noh, siin 19. veebruaril juhtus selline asi, et oli Elmer Raadio soovisaadet toimetas juhtis üks noor saatejuht Karl Robert Põder, sõnaga, noh tema siis vist teadmata Elmari poliitikat, et Iljar Kohv on see persona non grata, et tema kogemata siis nagu luges Iljar Kohvi tervitused ja ka Iljar Kohvi nime ütles eetrisse ja siis 20. veebruaril ehk siis järgmine päev siis saates sõnumisoovid, internetisoovid, seal oli siis selline asi, et seal siis Karl Robert Põder oli samuti, aga seal ta luges Iljar Kohvi tervituse eetrisse, aga Iljar Kohvi nime jättis eetris lugemata, sest Kristiina Kraus oli kõrval ja ütles, et oi, seda nime ei tohi eetrisse öelda, noh. Ja siis nüüd siis käis siis Sotid selgeks saade ja siis saatejuht Marek Lindma käisid mulle külas ja ma näitan teile ka ühte väike katkendit sellest, kuidas saate filmimise algus nagu oli. No eks tegijatel ikka juhtub, eks minul ka vahe, nii kui ma hakkan videot tegema sõnaga ja kui midagi sassi läheb, ma lihtsalt kustutan ära, aga eks nemad saavad jälle lõigata need ja siis saavad saate vigadesse panna need asjad, mis kohe ei tule nii välja, nagu nad peavad tulema. Aga jah, tervitan siinkohal siis TV3 ja saatejuhti Marek Lindmad ja tahaks loota, et teisipäev 8. märtsil õhtul kell 8 tuleb kena saade, kus Iljar Kohv saab ka sõna. Ja peale selle Elmar Raadio on ka meil muid teemasid ja sõnaga, aga vaadake kindlasti, seda soovitan, et päris põnev saade tuleb, nii et mina Iljar Kohv-Pinnevalt.